Tere tulemast nutikodu loomise kursusele. Alustame sellest, et räägime, mis teid sellel kursusel üldse ees ootab. Hetkel siis praeguses videos räägime täna selle, et mida see kursus üldse endast kujutab ja natukene ka siis sellest, et kuidas erinevaid AI tööriistu antud kursuse raames kasutada võiks ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Alustame siis ülevaatest. Kõigepealt, kes mina olen? Mina olen Taavi Kase, omandanud kunagi rakendusliku kõrghariduse tarkvaraarenduses. Samamoodi oli mul olemas elektrikukutsetunnistus. Hetkel õpin andmeteadust magistrikaval. Töötanud olen tarkvaraarendajana. Hetkel töötan siis TalTechi Tartu kolledžis insenerina ja umbes aastast 2024 olen võtnud oma töövaldkonnaks siis hooneautomaatika. Kursuse eesmärgiks on teha siis sissevaade automaatika ja nutikakodu valdkonda, anda mingisugune ülevaade tegelikult siis automaatika põhitõdedest, loodetavasti piisavalt hea, et see tõesti tundmiseni välja jõuab. Natukene räägime siis sellest, kuidas nutikad hooned töötavad ja kasutame ka natukene simulatsioone ja muidugi loome ka. Kursuse eesmärgiks siis natukene täpsemalt oleks anda teadmised või siis teie puhul saada teadmised skeemide lugemisest ehk et mis tingmärgid skeemidel on, kuidas neid koostatakse, kuidas neid lugema peaks, mis tarkvarasid võiks kasutada, kuidas andmeside seadmete vahel käib. Samuti käime üle natukene erinevad andurid, mootorid, täiturid ja muud automaatikas kasutatavad seadmed ja nende tööpõhimõtted. Ja kindlasti pöörame tähelepanu ka elektriohutusele, et igasuguse ühenduse tegemisel siis, et vältida ohtu nii seadmetele kui ka siis teile, et sellest kahjuks ei saa mööda. Et see on paraku üks väga oluline teema. Kellele see kursus, ütleme, sobib, on see, või siis on need inimesed, keda huvitab eelkõige tehnoloogia, erinevad nutikad lahendused, võib-olla ka tulevikutööstus, kindlasti targad hooned, nutikodud, et kuidas oma elamist võimalikult mugavaks teha, lihtsaks teha ja nii edasi. Selle kursuse läbinu võiks teada siis automaatika põhimõisteid, aru saada natukene, mis asi on tagasiside, kuidas tagasiside mõjutab automaatikasüsteemi ning millised kvalitatiivsed nõuded sellel põhimõtteliselt on. Teab siis erinevaid seadmeid, mida automaatikasüsteemis võib kasutada, saab kasutada ja kuidas nad töötavad. Teab, kuidas siis automaatika-seadmed omavahel infot vahetavad, sisuliselt andmeside ja miks see infovahetus üldse vajalik on. Ja oskab ka lugeda ja mõista automaatikaskeeme, automaatika-seadmete kasutusjuhendeid ja lihtsamaid tööjooniseid ning skeeme. Kuidas on kursus korraldatud? Kursus on korraldatud siis selliselt, et kõik loengud on salvestatud videoloengutena. Saate neid endale vabalt valitud ajal ja kohas läbi vaadata, läbi töötada. Need on üles laetud siis Moodle'i keskkonda, seal on siis iga teema kohta lisaks nendele videodele on ka siis interaktiivsed enesekontrolli ülesanded. Midagi on videodes sees, midagi on siis, kui on video läbi vaadatud. Iga teema lõpetuseks on siis enesekontrolli test ja kõikide nende asjade koha peal on siis niimoodi, et kokku tuleb saada vähemalt 51% maksimaalsetest punktidest, et saada siis kursus positiivselt läbitud ja arvestatud. Et selline on siis see nii-öelda kursuse läbimine kui selline. Ehk et tuleb ära vaadata videod, tuleb ära teha kõik ülesanded ja kõige selle peal tuleb saada siis vähemalt 51% punktidest. Siis saab positiivse hinde, ilusti kõik asi töötab, toimib ja kõik on rahul. Mismoodi see asi siis päriselt välja näeb? Ehk et kui me räägime videodest ja muudest teemadest, siis meil on põhimõtteliselt kokku 8 teemat. Täna oleme siis esimese teema juures, milleks on sissejuhatus. Edasi tuleb siis automaatika alused, elektrotehnika, programmeerimine, küberturvalisus, andmeside,
hoonetee automaatika ja lõpuks siis teeme ka kerge sellise nutikodu lahenduse teoreetiliselt valmis. See on siis see ehita ise lahendus. Teemad ülejäänud siis plokkides on jagatud 2. Näiteks automaatika aluste juures on siis üks teema või siis alamteema on elektriohutus ja teine alamteema on tingmärgid. Programmeerimise juures näiteks oleks siis kõigepealt räägin ära, mis programmeerimise mõisted üldse on, ehk et mis on näiteks funktsioon, mis on muutuja ja siis kasutame Arduinot esimest korda, et programmeerida siis lihtne mikrokontroller midagi tegema. Kasutame siis simulatsiooni keskkonda nimega Tinkercad ja seal saab igasuguseid huvitavaid asju ka ise proovida, kui kellelgi huvi on, viitsimist on, tahtmist on, aega on ja nii edasi. Ehk et siis mõte selles, et suured plokid on jagatud 2 väiksemaks plokiks ja pahatihti on nendes väikestes plokkides sees ka siis mingisugused isetegemisülesanded, lisaks siis videodele, ütleme, kus on siis mingisugused küsimused sees või mis iganes. Ja lõputestid on ja siis on ka veel isetegemise kohti ka päris palju tegelikult kogu kursuse vältel. Et andmesides näiteks tegeleme huvitavate asjadega, Tinkercadis kindlasti paneme mingid asjad omavahel suhtlema, küberturbe all toon näite, kuidas oma kodust wifi võrku võib-olla turvalisemaks teha, et kõik sellised asjad, et sellised asju siin tuleb. Moodle'i kursus ise, kui nüüd sinna otsa vaadata, näeb välja praegu hetkel umbes selline, et siit on siis näha kõik need 8 plokki, mis siis on jagatud alamteemadeks. Et kui nendele kastikestele peale vajutada, siis avaneb selline menüü. Siin on hetkel valitud siis automaatika alused. Automaatika aluste all on siis 2 alamteemat, millest üks on siis elektriohutus ja teine on siis automaatikas kasutatavad tingmärgid. Kui nüüd näiteks võtta elektriohutus lahti, siis on seal ära toodud põhilised peatükid, mida siis selles teemas läbitakse. Seal on video, ehk et siis kerge loeng. Selle lõpus on loenguslaidid ja on siis lõputest. Aga selles videos sees on ka mingisugused interaktiivsed ülesanded, ehk et ka nendele tasub tähelepanu pöörata ja osad asjad on videos ära selgitatud lisatekstina, mitte siis nii-öelda jutuna. Ehk et videole tasub tähelepanu pöörata. Et ei saa panna niisama taustal käima ja siis loota, et äkki ma saan testi läbi. See ei pruugi töötada niimoodi. Ei soovita ka, sest et parem õppimise metoodika on ikkagi see, kui sa oled materjali läbi töötanud. Lisaks siis sellest, et erinevad siis AI tööriistad ja muud säärased asjad, suured keelemudelid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kuidas siis meie sellel kursusel nende kasutamisse suhtume. Eelkõige suhtume niimoodi, et nende kasutamine on lubatud. Me tehniliselt võttes ei saa ka väga kontrollida, et kas kasutatakse või mitte. Et kuna see kursus on täiesti iseseisvalt läbitav, kõik testid on automaatkontrolliga, ehk et nii kui on testid tehtud, sa kohe näed, et kas testis läks hästi või halvasti. Et noh, see on nagu mingisugust konkreetset suuremat kontrolli taga väga ei ole. Siis me nagu AI tööriistade kasutamist nagu nii kontrollida sellisel kujul ei saa. Ehk et kui ma ütleks, et ei luba kasutada, siis nagu nii kasutatakse lihtsalt ma ei näe nagu mõtet keelata asja. Seda enam, et AI kasutamise puhul, AI all ma pean siis silmas sealhulgas ka suuri keelemudeleid, ChatGPT näiteks, neid on veel, aga see on üks levinum, mida kasutatakse. Et kui teda õigesti kasutada, siis temast on tegelikult õppimisel väga palju abi. Ja oskus õigesti kasutada on tegelikult oluline nii õppimise protsessides kui ka tulevases tööelus. Ehk et täna on väga palju tööandjaid, kes ootavad, et inimene tehniliselt võttes juba oskaks selliseid mudeleid kasutada, saaks aru, mismoodi nad töötavad ja nii edasi. Et siis see teadmine tegelikult või see harjumus kasutada õigel ajal, õiges kohas ja õigesti tegelikult on oluline teadmine ja see on tegelikult palju suurem põhjus, miks me seda tegelikult lubame. Et mitte see, et me ei kontrolli, vaid see, et teil tekiks oskus
õiges kohas õiget asja kasutada. Mida varem see oskus tekib, seda mugavam on endal. Ja näiteks on siis AI või LLM abivahend õppimisel, saab toetada õppimist. Näiteks see, et aru saada mingist lahendusest või mingist mõistest. Ehk et kuidas sinna jõuda, on näiteks see, et küsid seni kaua näiteks ChatGPT käest, kuni sa jõuad mingisuguse asjani, mingi kohani, kus sa juba saad aru, mida see asi tähendab. Et sul on mingi varasem teadmine, mingi varasem kogemus, mis iganes. Või lihtsalt see asi seletatakse sulle nii põhjalikult lahti, et sul tekib arusaamine. Koodi juures, kuna me tegeleme ka programmeerimisega siin kursuse raames, siis see koodi osa on meile ka oluline. Toon ka siin välja, et tasub uurida seni, kuni tekib arusaamine, mida iga koodirida, iga osa koodist teeb. Et lisaks siis AI-le keegi ei keela, aga ise proovida, et mis juhtub siis, kui ma midagi teen? Mis juhtub siis, kui ma selle muutuja väärtus ära muudan? Mis juhtub siis, kui ma seda muutut üldse ei kasuta? Et kõik sellised asjad toetavad õppimist. Sul tekib kogemus. Midagi läheb valesti, midagi läheb halvasti, mingi asi annab vea teate, jällegi see on kogemus. Et niimoodi õpitaksegi. Lihtsalt kopeerida, kleepida, ehk et nagu mina nimetan seda copy-pastaks, see ei ole hea lahendus selles mõttes, et jah, sa saad kursusele linnukese kirja, ma tegin selle asja ära, aga tegelikult arusaamist ei tekkinud. Ehk et teoreetiliselt ütleme õpiväljundid nagu oleks vormi järgi saavutatud, aga sisuliselt need õpiväljundid on ju saavutamata. Ja päeva lõpuks tehniliselt võttes eelkõige petad ise ennast sellega, et ma tegin selle kursuse läbi. No jah, mis tingimustel on ju, et vormiliselt see linnukese kirja, aga sisuliselt tegelikult midagi paremaks ja ägedamaks ju ei läinud. Ehk et õppimise kõige olulisem aspekt on ikkagi see, et tekib uus arusaamine, tekib uus teadmine, tekib uus kogemus. Ja selle jaoks on õppimine oluline, mitte see, et ma teen mingi linnukese kuskile kellegi jaoks. Et see nagu ei ole mõistlik suhtumine. Mida saab veel AI-ga teha? On lastega genereerida mingi osa koodist niimoodi, et ta selgitab ka ära, ütleme, et mida see koodi osa siis, mida ta genereeris, kuidas see töötab, et kuidas need sammud seal on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et see, kui sa ütled AI-le, et kuule, tee mul see kodutöö palun ära. Ta teeb küll. Suure tõenäosusega teeb võib-olla isegi piisavalt hästi, aga sinul ei ole sellest tegelikult ju päris elus kasu. Et jah, sa saad linnukese kirja, kodutöö on tehtud nii-öelda, aga või siis teist on läbitud mis iganes, aga kasu sellest ju päeva lõpuks tegelikult ei ole. Samamoodi tuleb tähelepanu pöörata väga olulisele aspektile. AI ei ole perfektne. Paljud arvavad, et AI lahendused töötavad 100% igal juhul, igal pool ja tavainimene enam kontrollima ei pea. Kahjuks see nii ei ole. Et AI teeb paratamatult vigu, AI kipub isegi hallutsioniseerima, tähendab see siis seda, et ta genereerib lahenduse, mis päriselus mitte kuidagi moodi töötada ei saa. Et või siis annab sulle allikad, mille tõlgendamisega on ta ise hätta jäänud. Ehk et AI lahendus tuleb alati kontrollida ja selle jaoks ongi see, et kasutaja peab siis aru saama, kus AI vea tegi ja suutma selle kas ise parandada või küsima AI-lt seni kaua, kuni see viga saab parandatud. Lihtne näide programmeerimise poole peal on see, sa võtad selle AI lahenduse, kopeerid ta nüüd siis näiteks Tinkercadi ja Tinkercad ütleb, et kuule, sorry, aga see ei tööta. Ta annab sulle veateate, nüüd sa kopeerid selle veateate tagasi AI-sse ja AI ütleb, et oi jah, muidugi see ei saa töötada ja annab sulle uue lahenduse tagasi. Tänapäevasemad keelemudelid on suutelised sulle ära seletama selle, miks see ei töötanud, mis ta tegi teisiti ja miks see nüüd peaks töötama. Et see on nagu see, kuidas AI-d saab kasutada ja kui sa nagu süvened sellesse, mida ta seal räägib, mida ta seletab ja saad aru sellest, mida ta seletab, absoluutselt igast terminist, igast lausest, siis on juba asi päris hästi. Kasutaja peab siis ise kontrollima, kas AI pakutud lahendus vastab lähteülesandele, ehk et tähelepanu tuleb ka pöörata sellele, et mida ülesanne endast ootab, mis lahendust ta ootab, mida üritatakse saavutada.
ja selleks peab kasutaja aru saama sellest, et ehk et siis jah, mida see ülesanne ootab ja mida AI pakutud lahendus teeb ja kas need kaks asja lähevad kokku või ei lähe. On olukordi, kus need kaks asja ei lähe kokku. Nüüd tuleb ka aru saada, et ahah, ülesandes oodati minult seda asja, AI pakkus mulle midagi muud. Need võivad olla sarnased asjad, aga need ei pruugi olla üks-ühele asjad. Ja sellest tulebki aru saada ja tuleb siis leida lahendus, et see, siis, mida sa lõpuks esitad, vastaks sellele, mida sul toodati. Ja vastutus lasub ikkagi kasutajal, mitte AI mudelil. Tavaliselt siis, kui seda kuskil akadeemilisemas keskkonnas kasutada, tuleks ka AI pakutud lahendustele teatud tingimustel viidata. Meil siin, kuna on enamus asju, kõik asjad on automaatkontrollis, siis viitamisele me ilmselt väga palju tähelepanu ei pööra. Peaksime pöörama, me ei tee seda väga palju. Seda enam, et kui kasutada AI-d ainult mingisuguste ideede saamiseks või allikate otsimiseks, siis tehniliselt väga viitama ei peaks ka. Aga kindlasti on oluline teadmine see, et plagiaat ja petturlus ehk et siis kellegi teise, sealhulgas ka siis AI, töö esitamine enda tehtud pähe ei ole nagu päriselus lubatud ega eetiline. Et see, kui mõnes kohas võib-olla vaadatakse natuke rohkem läbi sõrmede sellele, kuna asja eesmärk on natuke midagi muud, siis see on selles kohas ainult nii mitte igal pool ja mitte enamasti. Et tegelikult tuleks ikkagi sellele mõelda, et kui ma midagi kasutan kuskilt kellegi teise loodud asja enda töösse panen, siis kuidas ma sellele ka viitan. See on juba ainuüksi sellepärast, et teine inimene tahab ka, ütleme, et tema tehtud tööd hinnataks. Et seal on nagu see aspekt ka ja kindlasti ütleme selline asi, ütleme, et sa ütled, et ma ise tegin selle asja või et see on minu seisukoht, kuigi see ei ole seda, siis see on puhas plagiaat. Ja ütleme niimoodi, et ülikoolist alates see hakkab väga tugevalt mõjutama ehk et pahatihti sellistes olukordades kodutöö hinnatakse hindega 0. Halvemal juhul võidakse ülikoolist välja visata. See on siis tulevikuks mõte, tulevikuks jutt. See on asi, millele tuleb tähelepanu pöörata. Mida varem see harjumus tekib, mida varem see arusaamine tekib, seda mugavam ja lihtsam on endal kui tulevases elus. Et sellised asjad on kindlasti olulised. Kindlasti on oluline ka see, et AI ei vabasta vastutusest. Tähendab, et kui sa nüüd tee mingisuguse või lased AI-l genereerida mingisuguse lahenduse ja see läks valesti, siis vastutus on sinu kui kasutajal. Ehk et kasutaja vastutab AI pakutud lahenduse kasutamise eest. Kui midagi läheb tänu sellele katki, midagi läheb valesti, mis iganes, ei vastuta mitte AI, ei vastuta mitte see keelemudel, vastutab kasutaja, kes seda keelemudelit kasutas. Et kogu vastutus on alati inimese õlul. Et siin ei olegi nagu väga palju midagi rääkida, et see on igasuguse automaatikasüsteemi puhul tegelikult, ütleme, et lõplik vastutus on ikkagi inimesel, mitte sellel süsteemil. Et selliselt on nii. Kindlasti ei tasu AI kasutamisel anda talle siis ligipääsu tundlikule infole. Mida siin silmas peetakse, on see, et me ei lae näiteks ChatGPT-sse üles faile, millel on mingisugune kas siis salastuse piirang või see on mõeldud ainult mingisuguses konkreetses kohas kasutamiseks, konkreetse seltskonnaga kasutamiseks. Sellepärast, et AI ei ole info jaoks turvaline koht tegelikult. Et esimese asjana on see, et selle keelemudeli või siis AI mudeli arendusega tegelevad inimesed ja ettevõtted kasutavad neid andmeid tulevasteks arendusteks ära, ehk et keegi teine tegelikult saab nende andmetele ligi ning teatud juhtudele võivad ka pahalased andmetele ligi pääseda. Ehk et harvad ei ole juhtumid, kus mingisugune andmebaas ei ole piisavalt hästi turvatud. Selle andmebaasile saadakse ligi inimeste poolt, kes sinna ligi ei peaks pääsema ja kõik need andmed, mis seal andmebaasis hoitakse, sealhulgas ka siis teie igasugused dokumendid ja muud asjad, on siis ka nendele kolmandatele osapooltele kättesaadavad. See ei ole asi, mis tohiks juhtuda. Seda juhtub küll paratamatult, aga mida rohkem üritada seda vältida, seda väiksem on tõenäosus, et see juhtub just teiega. Et sellistel asjadel tuleb tähelepanu pöörata.
mitte keegi täna ei ole nagu lõpuni kaitstud selle eest, et kuskilt kogemata keegi ei ründa midagi. Et see on nagu asi, mida tasub alati silmas pidada, et jah. Et lihtsalt on kõige lihtsam, me ei lae selliseid faile üles, mille lekkimine võiks kellelegi kahju tuua. Et seda ei tasu teha lihtsalt. Aga milleks AI sobib? Kindlasti sobib näiteks koodi selgitamiseks. Küsida, ütleme, mida see rida, plokk, funktsioon teeb. Sobib näiteks ka vigade leidmiseks ja ka teatud juhtudel parandamiseks. Ehk et kui koodis tekib näiteks selline asi nagu null pointer exception või index error, siis aru saada, mis asi see on ja kuidas seda lahendada. Ja miks on see lahendus just selline? Ja kas saaks veel kuidagi teha? Et samamoodi võib AI käest küsida, ütleme, kui siin kursuse käigus kuuleb mingit sõna või terminit, mida me ei ole ära seletanud kuskil, siis lähed näiteks ChatGPT-sse küsida, ütleme näiteks, kõige lihtsam näide praegu oleks, et mis asi on maandus? ChatGPT annab sulle kindlasti mingi vastuse. Et kas see vastus, ütleme, pädeb nüüd päris erialasele terminoloogiale, ei saa garanteerida, aga vähemalt, ütleme, esmase alguspunkti on ta kindlasti juba andnud. Samamoodi saab siis näiteks ideid lasta genereerida, ehk et milliseid andmestruktuure, raamistikke, allikaid võiks kasutada. Tegelikult üks termin, mida me väga siin kursuse jooksul ei räägi, aga programmeerimises kasutatakse, on sõna algoritm, ehk et see on siis see, et millises järjestuses konkreetset ülesannet lahendatakse. Seda oskab AI väga hästi ette anda. Ehk et nüüd me teeme selle asja, selle tulemuse kasutame ära nüüd järgmises etapis selliselt ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et samm-sammuline juhend mingisuguse ülesande lahendamiseks. Et selliselt saab seda teha, seal on AI üsna tugev. Samamoodi saab kasutada AI-d, ütleme näiteks allikate otsimiseks, ehk et leida mingisuguseid blogisid, videosid, veebilehti, näiteks Arduino õppimiseks või milleks iganeseks veel, on ju, et kui näiteks tahad teada, ütleme, et ma leidsin netist mingisuguse näiteks anduri, kuidas seda kasutada? Samamoodi, ütleme, AI on suuteline, ütleme, tegema väga kiire otsingu, andma sellise üsna hea analüüsitud tulemuse, mille põhjalt on edasi juba palju lihtsam minna. Et ei pea ise tunde veetma Google'is otsides materjali läbi käies, sest pahatihti on seal materjali, mis ei ole sinu jaoks võib-olla oluline. Et kellegi teise jaoks on, aga mitte sinu jaoks võib-olla, mitte selle ülesande lahendamiseks, mida vaja on. Et nii lihtne see ongi. Ja milleks, ütleme, ei soovita nagu üldse kasutada, on tõesti, ütleme, siis nagu ma juba ka korra mainisin, lihtne copy-pasta, ehk et ütled AI-le, et kuule, mul on selline ülesanne, anna mulle palun lahendus. AI annab sulle lahenduse koos koodiga ja siis sa kopeerid, kleebid selle kuskile keskkonda, näiteks Tinkercadi, meie siis kursuse puhul. Sellel on see asi, et siit ei teki uut teadmist sinu jaoks. AI-l ei teki nagunii sisuliselt uut teadmist selles mõttes, et ilmselt, ütleme, mingil määral treenimiseks seda päringut ja vastust kasutatakse, aga muus osas mitte väga ja sellest on sul endale väga vähe kasu, et pigem on ikkagi asja mõte see, et päeva lõpuks võiks nagu asjadest mingisugune arusaamine tekkida. Ehk et jah, ei soovita copy-pastat teha, on selle asja lühike kokkuvõte. Ja ma arvan, et üks kõige paremaid näiteid on näide elust enesest, kuidas AI-d kasutada. Nagu ma ütlesin, ma ise töötan ülikoolis, loon näiteks mingisugust kursust või mingit materjali, endale jookseb näiteks mõte kokku, ei oska enam kuhugi edasi minna, võib-olla oskagi kuidagi alustada. Lihtne, kirjutan AI-sse, mul on selline asi, tahan sellist asja saavutada, kust alustada? AI pakub mulle ilusti välja allikad, esmased mingisugused punktid, mida järgida, mis struktuuriga näiteks minna peale. Väga hea alguspunkt ja võtab täpselt 10 minutit.
ja sealt edasi on juba minu enda asi, ütleme, kuidas ma selle asja tegelikult üles ehitan, kas ma jään selle juurde, mida AI pakkus või ma teen midagi uut, aga mul on mingisugune mõte nüüd tekkinud tänu sellele, mul on mingi inspiratsioon, et nii on. Samamoodi ütleme, et kui ma avastan mingisuguse asja, millest ma mitte midagi ei tea, siis jällegi lähen AI kallale, küsin senikaua, kuni ma jõuan siis mingisuguse asjani, millest ma aru saan. Et näiteks mingisugune matemaatiline mudel, ma nagu, et mis asi see nüüd on, ja küsin seni, kuni mul tekib arusaamine. Et nii on. Ja samamoodi natuke tegelen ka ise koodi kirjutamisega, siis vahetevahel juhtub, et tekivad mingid probleemid kuskil, mis on keerukad aru saada. See on täpselt see, ütleme, et okei, ma võtan selle veateate, annan AI-le ette, ütlen, kuna mul on selline jama, mul on selline programm, selline algoritm, mis siin nüüd valesti on. Võib-olla annan ka koodifaili ette, ühe faili, et kust ei ole välja võimalik lugeda mitte ühtegi parooli, mitte midagi. Koodifailist üksinda pahatihti ei ole väga palju kasu mitte kellelegi. See on see küberturbe pool ja et tundlikku infot meil aja üles on ju. Ma ise jälgin seda sama. Et AI annab mulle mingi vastuse. Ja nüüd on minu asi see vastuse läbi töötada. Et kas ma saan aru, miks see probleem tekkis? Kas ma oskan seda probleemi lahendada või saan vähemalt aru, miks see lahendus töötab? See on see koht, kuhu ka mina tegelikult välja jõuan. Et ma mitte ei tee tuima copy-paste'i, vaid ma jälgin ja uurin ja vaatan, mida AI päriselt teeb. Ja kas see, mida AI mulle pakub, vastab sellele, mida mul tegelikult vaja on. Et täpselt samad nõuanded, mida ma ka ise jälgin ühesõnaga, on see, kuhu ma tahan jõuda. Ja kindlasti koodi kirjutamisel ja ka muidu õppimisel on AI väga võimas tööriist tingimusel, et teda kasutatakse õigesti. Et valesti kasutada on teda lihtsam kui õigesti kasutada suure tõenäosusega, aga tungiv soovitus on alati nii selle kursuse raames kui ka edaspidi kasutada ikkagi niimoodi, et sellest ka sinu enda jaoks mingisugune kasu on. Mida suurem kasu, seda parem. Selleks need tööriistad tegelikult on. Mitte selleks, et kuskile mingile õpetajale või õppejõule mingi materjali ette sööta, et see ei ole hea lahendus. Kõige hullem on tegelikult see, kui saadetakse mingisugune kirjaliku kodutöö lahendus, mille on AI iseseisvalt kokku pandud, see on copy-pastitud ja siis on nagu, et õppejõuna sa loed, et see on nagu, jah, see on näha, et see on AI kirjutatud, et ta on liiga abstraktne, liiga üleüldine ja sellist, ütleme, süvaanalüüsi seal tegelikult ei ole. Et see pika peale või siis, ütleme, tegelikult juba väga kiiresti muutub see väga tüütult igavaks, et see on nagu, et ma juba lugesin seda kuskil ja see on nagu, et siin ei ole nagu seda iva sees, on ju, et seda inimese kogemust, on ju, et see on see, mida õppejõuna võib-olla me kõige rohkem ootame. Mida sina sealt sai või mis oli see nagu, et mis sul juhtus, on ju, et AI ei saa seda teada, temal ei ole seda kogemust. See tekib inimesel, et ja sealt on see, ütleme, et kus nagu tekib see moment, kui seda materjali on huvitav lugeda, on ju, et sellised soovitused lihtsalt. Et nii meie enda kursuse raames kui ka siis teil endale tulevikus kaasa võtta, et need on nagu asjad, mida võiks teada. Aga tänase selle sissejuhatava osa lõpetaks ära. Saate minna edasi, järgmisi blokke vaatama, järgmisi videosid kuulama, vaatama, kaasa töötama, läbi töötama, teste lahendama, mingisuguseid muid asju tegema. Mis me siis sissejuhatavas loengus läbi käisime, oli siis see, kuidas see kursus on üldse üles ehitatud. Et siit tuleb kaasa võtta kindlasti see, et kursus on Moodle'is täies mahus netis läbitav. Ei pea kuhugi kohale ennast vedama, ei pea hommikul kell 7 ärkama selleks, et kell 8 olla kuskil tunnis kuulama mingit kuiva juttu. Tehtud on videosid saab alati pausile panna, tagasi kerida, vahepeal võib-olla infot otsida, kui midagi jääb puudu, mis iganes. Samamoodi on siis automaattestid, tähendab seda, ütleme, et te teete oma testi ära ja saate kohe vastuse tagasi, ehk et kontrollimine käib automaatselt. Ja samamoodi siis rääkisin ka AI kasutamisest, et võib kasutada meie kursuse raames, pigem isegi soovitaks kasutada, et tekiks see harjumus kasutada, sest et tänapäeval paraku väga paljud kohad juba ootavad, et sa seda tegelikult teeksid, aga sa teeksid seda õigesti. Ja nii on. Ja
minu poolt on ainult see, et edu kursusel ja muud ei olegi.